Lahendame siis 2 ülesannet liikumishulga jäävuse seaduse rakendamiseks. Tegemist on siis ülesannetega, kus kehad põrkavad. Ülesanne B. 2 mitteelastset kehamassidega 5 kilogrammi ja 15 kilogrammi liiguvad teineteisele vastu kumbki kiirusega 5 meetrit sekundis. Kui suure kiirusega ja mis suunas hakkavad need kehad liikuma peale absoluutselt mitteelastset põrget. Eks ole, enne põrget liiguvad erineva massiga kehad sama suure, aga vastassuunalise kiirusega teineteise poole. Põrge on mitteelastne. See sõna absoluutselt mitteelastne tähendab siin seda, et need kehad kleepuvad kokku ja moodustavad siis uue keha. Ma joonistan siis sellise olukorra, kus nagu üks keha on tunginud teise sisse. Nad võivad ka lihtsalt kokku kleepida. Ja nüüd tuleks siia joonisele märkida selle uue tekkinud keha liikumise suund. Selle ülesande puhul ei ole see teab kui keeruline, eks ole. Kui esimese keha mass on 5 kilogrammi ja kiirus 5 meetrit sekundis ja teise keha mass on 15 kilogrammi ja kiirus on 5 meetrit sekundis, siis on, eks ole, üsna loogiline, et selliste kehade kokkupõrkel ja liitumisel hakkavad kehad liikuma siis selles suunas, kuhu algselt liikus raskem keha. Tähistame selle uue keha liikumise suuna siis V'-ga. Mõnikord ei ole nii lihtne otsustada, kas ja kuhu suunas kehad liikuma hakkavad. Ja sellepärast, võiksime siis kokku leppida, et selle pärastise suuna paneme me niimoodi kõhutunde järgi, nii nagu me praegu panime. Praegu kasutasime lisaks kõhutundele ka talupojamõistust, aga kui mõistust ei ole, siis lihtsalt, viskame kulli ja kirja ja märgime siis joonisele ühe suuna, mis me arvame õige olevat. Ja kui siis ülesande lahenduse käigus selgub, et me eksisime, siis annab sellest meile märku negatiivne vastus. Ükskõik siis, kas me otsime kiirust ja saame negatiivse vastuse või otsime näiteks massi ja saame negatiivse vastuse, siis see negatiivne vastus ütleb meile, et me siin valisime vale suuna. Aga ühe asja peaks veel tegema, peaks siis kokku leppima, millise suuna me loeme liikumise jaoks positiivseks ja siiani oleme me pidanud siis positiivseks suunda, mis horisontaalsel liikumisel on suunaga paremale või
vertikaalsel liikumisel suunaga üles. Ja küsitakse siis, et milline on see kiirus pärast seda, kui need kehad kokku kleepuvad ja koos edasi liikuma hakkavad. Selle ülesande lahendamisel on meil öeldud, et kasutage liikumishulga jäävuse seadust. Eks ole, mis ütleb, et liikumishulkade summa enne vastastikmõju ja pärast vastastikmõju peavad olema võrdsed. Ja tegu on mitte lihtsalt summaga, vaid vektorsummaga. Eks ole, esimese keha puhul on tema algne liikumishulk m1v1, teisel m2v2 ja pärast on meil siis, eks ole, uus keha, mille mass on nende kahe algse keha summa ja kiirus on siis see muutunud kiirus. Ja on ju, nüüd on siis see koht, kus me kasutame seda positiivse ja negatiivse suuna mõistet. V1 oli suunaga paremale, V2 oli suunaga vasakule ja see meie poolt pandud V on ka suunaga vasakule, nii et selle esimese liikumishulga ja kiiruse loeme positiivseks, teise ja muutunud suuna negatiivseks. Nii et nüüd me lähme siis vektorvalemilt üle arvvalemile ja eks ole, igal pool, kus meil on suund paremale, seal kasutame siis positiivset vektorit ja igal pool, kus on suund vasakule, kasutame negatiivset vektorit. Ja kuna see tekkinud keha liigub ka, vähemalt meie arvates vasakule, siis peame sinna ette ka panema miinuse. Ja nüüd ongi siis jäänud veel avaldada see kiirus ja selleks tuleb siis saadud avaldis jagada selle uue keha massiga. Ja kuna me oletasime, et see tekkiv keha liigub suunaga vasakule, siis võiks sinna ette tulla miinus. Ja kui me nüüd paneme siis arvud asemele, siis me saame, et see V' on 2,5 meetrit sekundis ja rõhutame siis, et ta on selle teise kehaga samasuunaline. Nii et me aimasime oma joonisel ära selle õige suuna. Järgmine ülesanne on siis R. Ja siin on meil siis kaks samas suunas liikuvat vagunit. Ehk siis üks liigub kiiremini ja teine liigub aeglasemalt.
eks ole, ja meil on siis öeldud, et 10-tonnine ja 5 meetrit sekundis liikuv vagun jõuab järgi 25-tonnisele ja 2 meetrit sekundis liikuvale vagunile. No põhimõtteliselt sõidab siis tagant sellele esimesele otsa. Ja öeldud, et põrge on elastne. See tähendab siis seda, et ka pärast on meil 2 vagunit. Ja öeldud on, et selle ees sõitva raskema vaguni kiirus kasvab siis 2 meetrilt sekundis 3 meetrile sekundis. Ja nüüd on siis, eks ole, see koht, kus me peame ennustama selle esimese või siis joonisel küll tagumise vaguni pärastist liikumissuunda. Siin on tegelikult 3 võimalust. Vagun põrkab ja jätkab liikumist samas suunas, aga siis ilmselt aeglasemalt, kui ta liikus enne põrget. Siis, eks ole, vagun põrkab ja hakkab liikuma tagasi mingisuguse kiirusega. Ja 3. võimalus on see, et vagun põrkab ja jääb seisma. Teine vagun hakkab siis kiiremini edasi liikuma. Võiksime kokku leppida selles, et kui ülesande tekstis pole sõnaselgelt öeldud, et keha jääb seisma, et siis me seda 3. varianti, et keha jääb peale põrget seisma, üldse ei kaalugi. Ehk meil on tegelikult nüüd teiega valida 2 võimalust. Liigub siis vasakule või liigub paremale. Kui me nüüd võrdleme, eks ole, et M1 on väiksem kui M2, aga V1 on suurem kui V2, siis selle põhjal otsustada, et kas ta nüüd liigub paremale või liigub vasakule pärast seda elastset põrget, seda on peaaegu võimatu. Peab olema väga suur kogemus, et seda öelda. Kuna meil kogemust ei ole, siis oletame. Lihtsalt oletame, et see esimene või see taga ajav vagun põrkab ja hakkab liikuma esialgsega võrreldes vastassuunas. Kui me nüüd siia selle kokkuleppelise suuna märgime, siis, eks ole, 3 liikumist toimuvad siis telje ehk positiivses suunas ja 1 liikumine siis teljele vastupidises ehk negatiivses suunas. Aga paneme siis kirja andmed. Meil on siis öeldud, et esimese keha mass on 10 tonni. Ma teisendan selle kohe kilogrammideks ja et selle esimese kiirus on 5 meetrit
sekundis. Teise keha mass on 25 tonni ehk 25 000 kilogrammi ja tema kiirus on 2 meetrit sekundis. Ja pärast põrget saab siis selle teise keha kiirus olema 3 meetrit sekundis. Ja küsitakse, mis juhtub esimese keha kiirusega. Ja jälle, eks ole, peame siis ülesande lahendamisel lähtuma liikumishulga jäävuse seadusest, mis ütleb, et nii palju, kui on kehade liikumishulkade vektorsumma enne vastastikmõju, peab see olema ka pärast. Ja saame siis, on ju, need liikumishulgad siis massi ja kiiruse korrutise kaudu kirja panna. Ja eks ole, positiivne, positiivne, positiivne. Nii et positiivne, positiivne, positiivne ja see siis negatiivne. Nii et kui me nüüd lähme vektor valemi pealt üle arvvalemile, siis selle esimese keha muutunud liikumisele tuleb siis miinus ette panna, sest meie arvates on ta suunatud nüüd siis esialgsele võrreldes vastassuunas. Ja proovime siit siis nüüd selle kiiruse avaldada. Ehk siis on ju miinus m1v1 primm on m1v1 pluss m2v2 miinus m2v2 primm. Ja eks ole, v1 primmi saame, kui jagame miinus m-iga. Nii et eks ole, selle esimese vaguni muutunud kiirus on siis m1v1 pluss m2v2 miinus m2v2 primm jagatud miinus m1-ga. Ja kui nüüd arvud asemele panna ja arvutada, siis juhtubki see, millest sai räägitud. Ehk siis meie vastus tuleb negatiivne, mis tähendab seda, et joonisel on meil sellele vektorile märgitud vale suund. Nii et korrektne, eks ole, olnuks siis see, kui me oleks selle esimese keha kiiruse pannud suunaga paremale. Ja tõesti kiire arvutus näitab siis, et m1v1 primm pluss m2v2 primm, just nimelt pluss, eks ole, sest mõlemad on suunaga paremale, annab kokku täpselt sama palju kui m1
korda V1 pluss M2 korda V2. Nii et me peaksime siis ütlema vastusena, et see V1 primm on 2,5 meetrit sekundis ja ta on selle algse kiirusega samasuunaline. Ehk siis vagunid küll põrkavad, aga jätkavad siis liikumist samas suunas. Ehk siis kui enne lähenes tagumine esimesele, siis pärast põrget hakkab see esimene tagumiselt eest ära sõitma. Nii et, eks ole, ei pea kartma seda, et mis juhtub, et kui ma nüüd selle suuna valesti määran. Lihtsalt, kui ülesande lahendamisel tuleb meil siia vastusesse miinusmärk, siis on see meile viiteks, et meie algne joonis oli tehtud valesti.